Käimas on laste ja noorte kultuuriaasta, mille raames tähistati möödunud laupäeval Tõrvas suurejooneliselt rahvusvahelist noortepäeva. Päeva jooksul sai osa mitmekesisest programmist, kus ei puudunud nuputamine ega sport ning põnevaid tegevusi jagus igas vanuses noortele. Ennast sai proovile panna näiteks põgenemistoas või lauajalgpallis. Mis täna siin Tõrvas toimub? Siin toimub Tõrva piirkonna noortepäev, mis on siis mõeldud Tõrva, Helme, Põdrale, Hummuli noortele. Üheks täpselt spetsiaalseks nendele mõeldud päevaks, kuna täna on ka 12. august ehk rahvusvaheline noortepäev. Me oleme püüdnud siia panna võimalikult palju erinevaid tegevusi, töötubasid, peamine, et noortel põnev oleks. Aga millised töötoad siin näiteks toimuvad? Näiteks kohe kell 2 algabki psühhobuss oma töötoaga, kus on võimalik proovida virtuaalreaalsust ja ajulaborit. Ehk seda tasub kindlasti noortel vaatama minna ja siin on veel Airfun, kus saab proovida inimlauajalgpalli, siis Skyrunneritel joosta ja täpsusjalgpalli proovida. Siis on siin veel väga äge Exit mobiili põgenemistuba, kus on siis 30 minutiga pead õudsest toast välja ennast nuputama koos meeskonnaga. Siis on siin Tõrva kunstistuudio, kes teeb ägedaid käevõrusid nii tüdrukutele kui ka poistele. Siin on veel praegu inimpiljard, siis enamik rahvast on juba linna orienteerumisel, et mööda linna on siis punktid üles pandud, et Tõrva noortevolikogu korraldatud selline äge orienteerumismäng. Ja JJ Street, kes siis teeb Slackline'i töötuba, teevad tantsupätleid, tegid juba näidisesinemisi, et põnevust ja tegevust on, ma arvan, siin ikka igases vanuses noorele. Kas see toimub mitmendat aastat juba? Ei, see on täiesti esimest korda sellise suure üritusena. Nii palju kui mina tean, et võib-olla siin varasemalt korraldati, aga viimastel aastatel minu arust sellist spetsiaalselt noortele pühendatud päeva ei ole olnud. Aga kas tahate ka järgmine aasta seda korraldada? Vaatame, kui hästi välja tuleb. Ja kui noored ütlevad, et oli väga lahe ja tehke järgmine aasta jälle, siis ma usun, et see on täiesti tehtav. Mida te täna seal õuduste toas tegi? Üritasime sealt välja pääseda. Aga mis seal oli? Kas see on mingi koletised? Koletisi ei olnud, aga seal oli nagu, me olime alguses kinni, sealt tuli mingi võti leida ja sealt lõpuks välja pääseda. Aga kas leidsite selle võtme? Jah, me leidsime selle võtme ja siis me pääsesime sealt välja. Aga kui palju aega teil läks? 45 minutit umbes. Ja jõudsite ilusti ära? Jah, jõudsime. Loodetavasti saavad noored ka järgmisel aastal lõbusat aega veeta ja meelehulkalt noortepäeva tähistada.